Head kuulajad ja vaatajad. Oma viimatise Iraani teemalise kommentaari lõpetasin osundusega Euroopa Liidu ja Euroopa riikide lühinägelikkusele ning nende strateegilise mõtlemise piiratusele. Täna peatun aga lühidalt nimetatute silmakirjalikkusel ja igapäevaselt rakendataval karjuval topeltmoraalil. Kusjuures kui jutt käib Euroopast, siis muidugi käib jutt ka meist endist. Mäletatavasti nimetasime juba 2014. aastal president Barack Obama üleskutsel Venemaa agressoriks. 2022. aastal võttis aga Riigikogu mäekõrguse häälteenamusega vastu avalduse, millega kuulutati Venemaa režiim lausa terroristlikuks. Avalduse tekstis rõhutati, et õigusrikkumine ei saa mitte iialgi tekitada õigust. Ühtlasi väideti avalduses kategooriliselt, et kõige suuremaks ohuks rahule nii Euroopas kui ka kogu maailmas on Venemaa. Eeltöö selliste hoiakute kujundamiseks algas mõistagi tunduvalt varem. Teiste hulgas valgustas semiootik Mihhail Lotman juba 2009. aastal, et nüüdisaegse terrorismi sünnimaa ja seda nii individuaalterrori kui ka riikliku terrori osas on mis te arvate kes? No eks ikka Venemaa. Kõik see oli kenasti kooskõlas agendakohase poliitkorrektsusega, talitati kuulekalt 2008. aasta NATO Bukaresti tippkohtumise vaimus. Valmistamaks meid ette Ukraina ja Gruusia alliansiga liitumiseks ning muidugi ka Venemaa ootuspäraseks reaktsiooniks. Ja kuhu oleme seda rada käies tänaseks siis jõudnud? Nagu ikka, eelistame kramplikult vaadelda vaid mündi üht külge, keeldudes samal ajal agressiivselt teise külje vaatamisest või isegi selle eksistentsi tunnistamisest. Kui lähtuda teesist, mille kohaselt on nüüdisaegse, nii individuaalse kui ka riikliku terrorismi sünnimaks Venemaa, siis järeldub, et oleme Venemaa hoolikad õpilased. Ja veelgi enam, eduloole kohaselt on õpilane meistrit juba ammu peakõrguselt ületanud. Ainuüksi viimase mõnekümne aasta jooksul on lääs, see tähendab ka meie, sageli USA juhtimisel sõjaliselt sekkunud Somaalias, Afganistanis, Iraagis, Liibüas, Süürias, Malis, Jeemenis ja nüüd ka Iraanis. Eesmärgiks nagu ikka demokraatia levitamine, inimeste vabastamine autokraatide ahelaist ja nende elujärje parandamine. Mis on aga kõige selle tulemuseks või tagajärjeks? Ainult purustatud riigid, segipaisatud ühiskonnad, miljonid inimohvrid, humanitaarkatastroofid ja saastatud elukeskkond. Ja ühtede diktaatorite asendumine teistega. Ei ühtegi edulugu, mitte üht ainsat, 0. Ometi peaksime justkui mõtlemisvõimetu massina endiselt noogutama, kui meile öeldakse, et järjekordsed sõjad käivitatakse samal eesmärgil, aga sel korral on kõik teisiti. Ausõna. Vabandust väljenduse pärast, aga peaks olema debiilik, et sellist sisendust päriselt uskuma jääda. 71 to 2021. And it asked what were the consequences of those sanctions, and we murdered 38 million people. 38 million people. The amount of havoc we have wrought on the Middle East in recent years is just stunning. You think about the consequences of the Iraq War, what we do in places like Venezuela, Cuba, Iran. You understand we're using this tremendous economic leverage we have to basically starve people, to make them suffer, to inflict great punishment on them so that they'll rise up against their government. You understand that this is what we're doing in Venezuela. This is what we're doing in Iran. We're inflicting massive punishment on these people. Given all that, I find it very difficult to talk about the United States as a noble country. Me süüdistame harjumuspäraselt Venemaad tuumasantaažis, aga ise oleme samal ajal justkui märkamatult normaliseerinud retoorika, mille kohaselt võiksime Venemaa oma tuumarelvadega pilbasteks pommitada. Viimati tuli sellise jutuga teleintervjuus välja Rootsi sotsiaaldemokraatide juht ja riigi endine peaminister Magdalena Andersson. Ühtäkki räägivad kõik suure innuga, vaata et üksteisest üle karjudes tuumarelvade hankimise või vähemalt nende oma territooriumile paigutamise vajadusest või koguni selle sammu möödapääsmatusest. Olukorras, kus nii ei käitu mitte ainult NATO idatiiva suurimad sõjapistrikud, see tähendab poolakad, vaid ka Rootsi ja Soome heaoluriigid, ei saa mõistagi vaiki olla ka väike Eesti. Ja ei olegi, sest kui jutupunktid on kätte antud, siis muidugi tuleb neid ka retsiteerida. Nii räägivadki nii välisminister Tsahkna kui ka kaitseminister Pevkur tuumarelvade Eestisse paigutamise valmidusest, kusjuures ilma, et avalikkus sellest midagi kuuldagi saaks. Aga mis eristab meid Iraanist, annab meile sootuks teised õigused.
Nagu ma oma eelmises saates osutasin, ei ole väited, nagu olnuks Iraan lähedal tuumarelva omandamisele tõenduspõhised. Vastupidi, autoriteetsed allikad eitasid selliseid väiteid. Aga sellele vaatamata kordas ka meie välisministeerium neile ette antud laululehe teksti. Rõhutame järjekindlalt, et Iraanil ei tohi olla tuumarelva. Ja mitte ainult ei rõhuta, vaid kiidame heaks ka riigi hävitamise. Sest me ju teame, et Iraani režiimi nõrgestamine tugevdab otseselt Euroopa julgeolekut, nagu seletas akadeemik Tsahkna. Elementaarne küsimus, et kui Iisrael ja USA võivad näha väidetavalt tuumarelvastuvas Iraanis agressiooni õigustavat julgeolekuohtu, siis miks ei võiks Venemaa näha seda sama ohtu tuumarelvastuvas Eestis, Soomes, Rootsis või Poolas, mõistagi ei aktualiseeru. Arusaadavalt oleks väga raske anda sellele küsimusele mõistuspärast vastust, kuna jutud sellest, nagu kehtiks niinimetatud vabale ja demokraatlikule maailmale mingid teised standardid kui ülejäänud maailmale, ei ole loomulikult veenvad. President Trump nimetas õhulöökidega Iraani kõrgema juhi Ayatollah Ali Khamenei hukkamist ajalooliseks õigluseks ja tegi seejärel selgeks, et ta valib nüüd riigile ise suurepärase ja vastuvõetava liidri. Seda aga siiski alles pärast Iraani tingimusteta alistumist. Inimõigusi ja rahvusvahelist õigust ülimaks pidav Euroopa noogutab nõustuvalt, näidates ikka ja jälle oma haletsusväärset ja üdini ebaväärikat vasalli või koguni orjamentaliteeti. Seejuures on tähelepanuväärne, et nõudes Iraani tingimusteta alistumist ei tunnista Trump siiani, et USA on üldse Iraaniga sõjas. You just said it is a little excursion and you said it is a war. So which one is it? Well, it's both. It's both. It's an excursion that will keep us out of a war. Ajal, mil USA ja Iisraeli raketid ja pommid pööravad Teherani Gazaga sarnanevaks tühermaaks, on aga erisaadik ja läbirääkija Steve Witkoff sunnitud tunnistama, et tal ei ole vähimatki aimu, kuidas Iraani sõda võiks lõppeda. Küll aga teab ta seda, et Trump ei ole mees, kellel on mõistlik vastu hakata. Iraan kas teeb nõutud diili või ta hävitatakse. Lihtne. Enam ei räägita palju kannatanud rahva vabastamisest ajatollade võimu alt. Milleks? Selline absurdum on viinud musta huumori viljelejad järelduseni, et USA-l kulus Afganistanis 20 aastat, et vahetada Taliban Talibani vastu. Iraanis vahetati aga Khamenei vastu juba nädalaga. Progress missugune, eks ole? So how do you see this ending, this war? I don't know, Sarah. I know this, that President Trump is the wrong guy to go up against. That's what I know. Aga vaatamata meiegi toetusele elluviidavale rahvuslik-riiklikule hävitusprojektile muutuvad iraanlased iga päevaga aina trotslikumaks, tulles suurte massidena tänavatele mitte agressorite poolt loodetud režiimivahetuse elluviimiseks, vaid hoopis lipu ümber koondumiseks. Huvitav küll, mispärast? Võib-olla seetõttu, et me ei ole veel piisavalt hävitanud nende infrastruktuuri ja kodusid, lasknud tomahawkidega hakklihaks sadu väikeseid koolitüdrukuid. Ilmselt mitte, sest sellise eluvööra pehmotsemisega suudab maha saada vaid Vatikan. Kui uskuda president Trumpi ja sõjaminister Pete Heksethi, kelle sõnul on USA-l maailma parim luure, sihitamine ja relvastus, siis ei olnud 40-minutises kooli tabanud 2 Tomahawk raketti kindlasti mitte eksitus. Ei, see on sõjakuritegude klassika. Esimese löögiga tabatakse üht objekti või inimgruppi, mõni aeg hiljem tabatakse korduslöögiga esimestele appi töötanuid. Ja Eesti seisab Iraani rahva vabaduse püüdluses Iraani rahva kõrval. Kusjuures sirgeselgselt, mitte langetatud päi. Seda kinnitab meile taaskord meie palavalt armastatud välisminister. Milline grotesk? Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse ehk CSIS-i värske hinnangu kohaselt maksid Iraani vastu suunatud operatsiooni eepiline raev esimesed 100 tundi USA maksumaksjale umbes $3,7 miljardit ehk $891,4 miljonit päevas. Agressorite, see tähendab USA ja Iisraeli paratamatu üleminek odavamale laskemoonale ning Iraani droonide ja rakettide kasutamise eeldatav vähenemine võivad edasisi jooksvaid kulusid mõnevõrra alandada, kuid täie kindlusega ei saa sellelegi panustada. Arvestades võimalusega, et Iraani veel lähinädalatel murda ei õnnestu, hinnatakse operatsiooni jätkamise kuluks järgneval 2 kuul vähemalt $40 miljardit. Negatiivse stsenaariumi korral aga kulub raha vähemalt 2 korda rohkem. Juba mainitud eelduslik minimaalne 2 kuu sõjapidamise hinnalipik, veel kord $40 miljardit, paneb Ukrainale antav abi muidugi kahvatuma.
Ja ühtlasi peaks see tekitama tõsiseid küsimusi mitte ainult lääneriikide tegelike võimekuste, vaid ka nii-öelda lääne tegelike taotluste kohta. Ehk kas Ukrainat toetataksegi täpselt nii palju, kui on vaja selle hädapäraseks vee peal hoidmiseks. Keegi ei tee liiga radikaalseid liigutusi, aastast aastasse lastakse jätkuda suhteliselt madala intensiivsusega, aga väga ohvrite rohkel kurnamissõjal. Oma jaanuarikuises publikatsioonis väidab seesama CSIS, et alates 2022. aasta veebruarist ulatuvad Venemaa kaotused 1,2 miljoni ligi ning et praeguse tempo juures võivad Venemaa ja Ukraina ühiskaotused küündida kevadeks lausa 2 miljonini. Tõsi, CSIS-i pakutud sõjaohvrite arvu peame suhtuma keskmisest suurema reservatsiooniga, aga sõdivate poolte inimkaotuste suhteni 1:1 on avalikele allikatele toetuvates arvutustes jõudnud mitmed tuntud blogijad. Nii ehk teisiti on tegemist mitmedimensioonilise katastroofiga. Oleme harjunud pooleldi rahulolevate tõdemustega, et Ukraina sõda on muutnud sõjapidamise olemust. Et droonid, tehisintellekt ja hajutatud juhtimissüsteemid on muutnud lahinguvälja ning et Ukrainas on sündinud järgimist vääriv innovatsioon. Tegelikkuses loeme igal sõja-aasta puhkemisele järgneval aastal uutest äratuskelladest. Kõik need loosungid varjutavad aga tõsiasja, et samal ajal rahastab meediapildis endise valelikkusega Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu agressiooni üle kurtev ja käsiringutav Euroopa idaslaavlaste kontrollitud hävitamist. See ei ole enam vandenõuteooria, kui näeme ukrainlaste hakklijamasinast läbilaskmist Venemaa strateegilise nõrgestamise nimel. Ja seesama Euroopa, mis näeb Venemaa proaktiivses enesekaitses provotseerimata ja põhjendamatut agressiooni, kiidab paralleelselt pea ükshäälselt heaks USA ja Iisraeli agressiooni Iraanis. Sest nagu kordavad meie riigipead, juhtpoliitikud ja tippbürokraadid, ekspordib ju Iraan sõda. Ootuspäraselt hiilgab sellise analüüsiga teiste hulgas ka Kaja Kallas. Iran is an exporter of war, and really right now the regime tries to seek and drag as many countries into this war as possible. Kui Venemaa tungis Ukrainasse, teavitas meedia meid toimuvast täie selgusega. Russia invades Ukraine. Arusaadav. Kui aga Iisrael tungis Liibanoni, lugesime, et Israeli troops cross into Lebanon, ehk Iisraeli väed lihtsalt sisenesid Liibanoni. Et sõnakasutusel on inimeste hoiakute suunamisel väga suur tähtsus, tasub küsida, kuidas meie aju neid kahte pealkirja töötleb. Ühel puhul kinnistub teadvuses vaieldamatu agressiooniakt, teisel puhul aga hinnang ootuspäraselt ähmastub. Et see riigipiir seal vist ongi pigem formaalsus. Faktiliselt ju vastutab piirkonna julgeoleku eest Iisrael ja seetõttu polegi vägede liigutamises midagi erilist. Aga selliseid manipulatsioone näeme pidevalt ja massiliselt. Kui USA tapab sihitud raketirünnakuga koolilapsi, küsib meedia võltsneutraalse fakti kontrollialikkusega. Mida me teame väidetavast löögist koolile? Aga vabandust, mis väidetavast ja mis löögist? Mis sõnakasutus see selline on? Millist eesmärki see teenib? Kas ettevaatamatud lapsed saatis surma elektrilöök või oli see juhuslik välgutabamus, mis neilt elu võttis? Vaevalt keegi enam üllatus, kui samas vaimus seletas president Trump Air Force One'i pardal kaamerate ees, et tema arvates tabasid Iraani koolitüdrukuid hoopis Iraani enda raketid. Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? Based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. We think it was done by Iran. Because they're very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. Igal juhul näeme väga selgelt, et Iraani sõda kajastades on erinevus võrreldes Ukraina sõjateatrist vahendatava info ja tüüpvormistusega märkimisväärne. Kasutatakse sootuks teistsugust sõnavara. Niisiis kinnitame ühelt poolt, et Iraanile osaks saanud sionistlik kallaletung oli provotseeritud ja põhjendatud. Sest see oli vältimatu ja mis kõige tähtsam, meile kasulik. Sedavõrd kasulik, et meie reeglitepõhise maailmakorra ja rahvusvahelise õiguse avangard ei ole suutelised agressiooni agressiooniks nimetama. Teiselt poolt nendime aga murega, et see ei ole meile kauge sõda. Sest see Netanyahu ja Trumpi igati õiglane, õigustatud ja vajalik sõda võib varjutada Putini täiesti ebaõiglase, õigustamata ja ebavajaliku sõja. Pealegi me mõistame, et Iraanis toimuv ei ole mingi regionaalne konflikt, vaid on osa suuremast geopoliitilisest vastasseisust, mille lained ulatuvad kaugelt üle Ukraina ja Lähis-Ida piiride.
ja nagu põhimõttekindlusetud eestlased peaksid oma minevikust hästi teadma, maksavad kõige rängem arve alati kinni kõige nõrgemad. Aga olgem nüüd ausad. Kui me ei suuda leida eneses häält, et nimetada agressiooni agressiooniks ega ka julgust seda hukka mõista, võtame endalt ka võimaluse Venemaad süüdistada. Sest mitte keegi ei võta tõsiselt neid, kes kehastavad läbinähtava valelikkusega topeltstandardeid. Ei peagi võtma. Rahvusvahelist õigust kas tunnistatakse või ei tunnistata. Sellele kuuletumist ei saa nõuda valikuliselt. Kui ütleme oma poliitikakujundajate ja riigijuhtide tasandil, et Maduro või Khamenei pärast me pisaraid ei vala, on sellest vaid üks samm möönmiseni, et me ei vala pisaraid ka diktaatorite Pätsi ja Laidoneri saatuse pärast. And I want to be clear. There should be no tears shed for the Iranian regime. Tasub meenutada, et just eile, 12. märtsil möödus 92 aastat päevast, mil asjaomased panid koos August Reiga toime riigipöörde. Asusid represseerima kõigi eelduste kohaselt peagi võimule tulema pidanud Eesti Vabadussõjalaste Liitu, kehtestasid vaikiva ajastu, peatasid parteide tegevuse ja seadsid sisse diktatuuri. Miks peaks keegi valama pisaraid sellise Eesti hävitamise pärast, kui me ise ütleme, et riike, kus kehtib diktatuur, on suurematel ja tugevamatel õigus sõjaliselt rünnata? Kujundlik ütlus, et inimene on see, mida ta sööb, omab ka laiemat filosoofilist tähendust. Piltlikult öeldes oleme praegu eurooplastena kõik Friedrich Merzid Trumpi diivanil. Nahahoidlikult kaasa kiitvad ja ometi alandatud. Kui eelmisel aastal pidasime pea üksmeelselt talumatuks Trumpi käitumist Zelenski suunal, siis tänaseks ollakse õppinud. Õppinud kaelasadavate matslike rünnakute peale keelt hammaste taga hoidma, noogutama ja piinliku kohmakusega naeratama. Kinnitades hiljem üksteisele valesid, et omavahel 4 silma all sai jutud ikkagi selgeks räägitud. Peame mõistma, et end tõetunnetusest isoleerides ja iseseisvast mõtlemisest lahti ühendades oleme normaliseerimas mitte enam vaid vasalli, vaid orja staatust, mis mitte ainult näeb eemale tõukav välja, vaid ongi reaalselt tülgastav. Ainuüksi asjaolu, et Lindsey Grahamist, keda Trump on varem nimetanud otsesõnu üheks kõige lollimaks ja ohtlikumaks tegelaseks USA poliitikas, on nüüdseks saanud üks Trumpi suurimaid ülistajaid, peaks andma ammendava arusaamise, miks paljud Trumpi toetajad tunnevad end tõsiselt petetuna. Peavadki tundma. Seda enam, et Trump sõimab nüüd avalikult mitte kõige sõjajanulisema neokonina tuntud Grahamit, vaid alati sõjavastase poliitika ees seisnud ja Trumpi vastuseisust hoolimata Epsteini toimikute täielikku avaldamist nõudvat Thomas Massit. For instance, this guy, Lindsey Graham, you have a guy, he's one of the dumbest human beings I've ever seen. The guy is a nut job. I mean, and honestly, I don't want his endorsement. I don't want anything to do with him. You'll be in there and you'll end up starting World War III with a guy like that too. We don't want World War III over Syria. Okay, we don't want do we agree with that? We don't want World War. So I just want to say, I feel good about the Republican Party. I feel good about where we're going as a nation. We're killing all the right people and we're cutting your taxes. Trump is my favorite president. We've run out of bombs. We didn't run out of bombs in World War II. But Massey's a complete and total disaster as a congressman and frankly as a human being. Samas ei või kõige koleda juures jääda märkamata ka positiivne. Niisugused ajad ja olukorrad, millest me praegu leiame, toovad ilmekalt esile paljude inimeste moraalse palge. Just seda nägime ka koroona ajal. Lühikese ajaga saab oluliselt selgemaks, kes on kes, mitte ainult deklaratsioonides ja poosides, vaid päriselt, sisuliselt. Poliitikud peavad seejuures mõistma, et hoides mingitest isiklikest või parteilistest huvidest lähtudes valede poole, minetavad nad ausate inimeste silmis lugupidamise. Lootus, et ehk jääb valelikus märkamata, ei kanna välja. Seda enam, et valesid tuleb kinni katta üha uute ja üha läbinähtavamate valedega. Kuni sinnamaale välja, et ühel hetkel avastatakse end õigustamas ka massiliselt tsiviilisikuid tapnud tuumarünnakuid. Olukorras, kus USA strateegilised pommitajad B-52 ongi juba lennutatud Ühendkuningriigis asuvale sõjaväe lennuväljale, ei saa seejuures sugugi välistada, et peagi näemegi tuumalööke ja ka nende õigustamist. Sest kui arvatakse, et hea eesmärk pühitseb iga abinõu, siis tuleb olla valmis kõigeks. Pealegi on USA kord juba tuumarelvi kasutanud, selleks et lõpetada sõda kiirelt ja otsustavalt, ilma kõigi eelduste kohaselt suuri kaotusi kaasa toova maavägede invasioonita.
nagu öeldud, ei kanna valed välja, mitte lõputult. Ja päris kindlasti ei kanna välja demoonilise kurjuse ja vägivalla maskeerimine jumala tahte järgimise retoorikaga. Ultimatiivne valik, mille inimesed peavad poliitikaga suhestudes tegema, on valik aususe ja valelikkuse vahel. Laiemalt võttes inimlikkuse ja ebainimlikkuse vahel. Ja kes valib valed ja ebainimlikkuse, kiites takka agressioonisõdade pidamisele ja nende käigus paljude inimeste tapmisele, lootes lõigata sellest kasu, selle suhtes on üksnes õiglane, kui ta kaotab kõik. Mitte ainult igavikulises, vaid ka maise elu plaanis. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks nende kommentaaride tegemisele omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Kindlasti aitab seegi, kui jagate seda kommentaari oma sõprade ja tuttavatega. Kuulmiseni. But they gave me a list of names of generals. Sir, you can pick the name you'd like, sir. I said, the name of what? The name of the attack on Iran, sir. And they gave me like 20 names. And I'm like falling asleep. I didn't like any of them. Then I see Epic Fury. I said, I like that name. I like that name. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade, the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them.